Ja tere taas tulemast Ortonoomi aiapäeviku lehele. Hirmus hea meel on teid siin näha. Kindlasti komposter ei ole see koht, kus ma tahaks teid tervitada, aga paraku on vaja nendest asjadest ka natuke rääkida. Mitmed inimesed on mulle linke saatnud, kus siis kas aiandusgruppides või foorumites antakse sellist nõu, et õunu ei saa üldse aias komposteerida ja need tuleks kas maha matta, viia jäätmejaama või igal juhul tuleks neist vabaneda. Aga see ei ole üldsegi nii tõsine lugu, et mitte midagi teha ei saa. Loomulikult saab õunu komposteerida ja mina olen seda kogu aeg teinud, mitte midagi hirmsat ei ole juhtunud ja tegelikult ma olen iga aasta hea portsu head komposti kätte saanud ja ühtegi õuna ei ole ma siin oma esialgsel kujul üles teinud, kui ma olen komposti sõelunud. Aga võti on nimelt selles, et tuleb erinevaid materjale omavahel kokku segada ja tegelikult see kehtib alati komposteerimise juures, mitte see ainult õunte puhul. Paraku jah, see jääb kuidagi eriti riivama või torkima, kui täiesti kirjutatakse, et ei, et ära pane õunu komposterisse, sest õunad rikuksid sinu komposti ära. Muidugi, kui te panete ainult õunad või üldse, kui te panete komposteerima materjali, mis on hästi ühekülgne, näiteks ainult õunad, siis loomulikult see komposter ei lähe käima. Ja käima minek, see tähendab seda, et seal ei teki kuumust, mis tähendab seda, et seal ei hakka mikroorganismid tööle ja siis ta loomulikult ka ei lagune, sest omal käel ju loomulikult ei hakka ükski materjal ise lagunema, loomulikult on vaja siin abi. Nii, kuidas mina seda teen? Tegelikult ma olen siin seda kogu aeg teinud ja võib-olla siit on natuke näha ka, siin on erinevad kihid. Ma olen kihiti pannud siis neid samu õunu ja varem olid siin ka mõned pirnid ja ploomid. Nende puhul oli ka väikest sellist murenooti ei tajuda. Karta pole mitte midagi. Ja siis vaheldumisi mingeid muid materjale. Siin on muidugi juba ära kuivanud muru ja natuke puulehti. Siis ma just tein köögist tänase saagi. Siin on munakoori, kohvipaks on kindlasti meie kodus ja köögiviljakoored. Loomulikult õunad. Ja siis siin on see materjal, mis oleks siis see pruunmaterjal, et kui need on nii-öelda need rohelised materjalid, siis siin on see pruunmaterjal ja seda pruuni materjali ma saan siit kõrvalaunast, sest ma tegelikult kogu aeg oma aiatamise juures vajan komposti juurde ja siis ma järk-järgult siit sõelun seda endale välja. Ja selle materjali, mis ei ole hästi lagunenud, see on tegelikult väga heaks selliseks vektoriks ka, sest et tema sees on igasugused need mikroorganismid, kes selle lagundamise eest siis vastutavad siin olemas. Ehk et kui ma seda siin kõike kihiti panen, siis tegelikult ei olegi mitte mingit varianti, et siin saaks midagi halvasti minna. Praegu võib tunduda ka, et see komposter on täis, aga ma võin teile öelda, et see on seest täiesti kuum ja paari nädala pärast on ta jälle mul mitukümmend sentimeetrit kukkunud. Nii et ma tegelikult siia samasse sauna saan panna hooaja lõpuni rahulikult kogu seda manti juurde. Samal ajal on mul see esimene aun jällegi tühjaks sõelutud ja siis hakkan seda teist jälle täitma ja nii edasi. Niimoodi see ringiratast siin käib. Ja minu puhul on veel see huvitav olnud osadele inimestele vähemalt, et mina ei kaeva oma komposteri aunasi läbi. Et nii nagu ma ta siia kihiti laon, nii ta ka käima läheb ja järgmine hetk, kui ma nagu midagi temaga teen, ongi see, et ma hakkan pealt materjali võtma. Ja ega siin midagi keerulist ei ole. Siia praegu panen siis selle, mis ma just oma köögist tõin. Ja ma panen siia järgmise kihi õunu. Mul tulebki kuskil niimoodi pangetäis või paar pangetäis õunu päevas. Sellepärast, et meil on siin Tartus nii toredad inimesed, kui ma panen kastiga õunad värava taha, need kaovad sealt ära ja see on nii tore, sellepärast, et ma tean täpselt, kui palju ma enda perel on vaja ja see, mis see nii-öelda ülejääk on, see siis, mis ei kõlba, kõik õunad, mis puu otsas kasvavad, ei kõlba, need siis lähevad siia uuesti uueks mullatekkeks. See vahekord võiks tegelikult parem olla, praegu on mul seda rohelist materjali rohkem, et tegelikult võiks olla pruuni materjali, mida ma kohe panema hakkan, hoopiski rohkem. Aga kuna see muru ja need puulehed on kuivad natukene, siis see natukene läheb niimoodi pruuni arvesse ka. Ja siis järjest jällegi läheb kiht siia seda pruuni, mis on nagu ka juba, ma ütleks, et lagunenud materjal, aga ta on halvasti lagunenud. Aga sellises koduses komposteerimises, mis ei ole kiirkomposter, on igasugused sellised oksajupid
hästi hea materjal. Nagu ma enne rääkisin ka, siis ta natuke mõjub nagu vektorina ja need mikroorganismid hakkavad siin kohe tööle. Ma tean, et homme hakkab meil sadama, vastasel juhul ma tean, et see on tibakuiv, siis ma veel valaksin siia peale ka kannutäie vimevett, sest et kui ta on liiga kuiv, siis samamoodi need elukad ei hakka tööle ja kui ta on liiga märg, siis te tunnete ninaga, et midagi on valesti läinud, et kui ma õhtuti ka siin Tartus äramajade vahel jalutan, siis ma tunnen sellist vänget õunasiidri lõhna. Et seal on siis 2 varianti, mis on tehtud. Üks on see, et õunu pole puu alt ära korjatud ja teine variant ongi see, et õunad on lihtsalt puistatud kuhugi hunnikusse või auna ja neid ei ole pandud kihiti vaheldumisi siis tõesti materjalidega. Ja siis te tõesti tunnete seda tugevat õhna ka, mis on nagu hästi äratuntav ja ei ole võib-olla kõige meeldivam, eriti siin linnas, kus me tegelikult kõik elame külje vastas. Nii. Ja kui selliselt kihiti panna, siis ma võin teile garanteerida, et teie komposter läheb kenasti käima ja järgmine aasta juba saate siit endale sellist head väärt materjali võtta, et oma aeda toetada ja seda aineringet ka natuke rohkem suletuna hoida. Nii et igatahes julget närvi ja ärge andke oma õunu ja head orgaanilist materjali ära oma aiast, sest tegelikult kui te selle komposti ükskord välja võtate, siis see on tegelikult puhas raha ja puhas rõõm. Nii et mina jään siia nüüd teist pangetäit õunu korjama, aga teile, nagu ikka, head aiandamist!